Nii, tere ka neile, kes just mõne minuti jooksul veel liitunud on. Mina olen Evelin Maltin, töötan Kodanikuühiskonna Sihtkapitalis ja Kodanike Euroopa kontaktpunktiga ja programmiga seonduvalt siis KÜSK-is alates 1. jaanuarist 2017. Nii et mitte väga pikalt. Aga selle aja jooksul olen juba erinevaid ettekandeid läbi viia saanud. Olen saanud tegeleda avaldustega ja tutvuda rohkem põhjalikumalt ka programmi endaga. Ka statistikat natuke olen saanud nii palju, kui siis meile Brüsseli poolt Kodanike Euroopa siis põhikontorist ka edastatakse. Et ma arvan, et me võime natukene juba vaikselt minema hakata, et kui keegi veel liitub, siis ta saab jooksvalt liituda. Aga veel enne, kui ma räägin sellest, mida ma täna puudutan, on mul ettepanek selline, et kui teil tekib nüüd küsimusi minu jutu jooksul, et siis võite need chati lisada või siis on võimalus esitada need Q&A, siis et Q ja A on seal ülal selline, minul on ta ülal selline väikene nupukene, sinna vajutades te saate saata küsimusi siis mulle ja peaks olema võimalus seda esitada kas avalikult või siis mitte. Et võib ka sinna need küsimused panna. Et selle eelis on see, et neid ma pärast näen ka, et kui meie video veebiseminar läbi on, siis ma näen neid küsimusi ka pärast. Et chati logi ei salvestu, aga seda ma näen. Et, ja praegu ei ole teil siis selline audio või siis video näitamine aktiveeritud. Nii et palun pange siis küsimused, kas siis chati või siis eraldi siis küsimuste ja vastuste aknasse. Ja võite vahepeal muidugi kommentaare ja mõtteid jagada ka. Et selline mõte. Mõtleme, kuidas me siit. Jah, saan. Et selline natukene pikem veebiseminar on tegelikult esmakordselt. Et olen küll mõned korrad teinud sellise lühema tutvustuse, eelkõige just programmi tutvustuse, aga ei ole varem näidanud erinevaid neid siis vorme ja registreerimist ja muid selliseid taotlusi. Aga täna on plaanis siis proovida selline läbi viia tunniajane seminar, kus ma saan puudutada lisaks siis programmi nagu üldistele punktidele ka just nagu juba natukene detailsemalt puudutada ja näidata, kuidas siis see reaalselt seal käib. Et ma usun, et mõned teist on võib-olla juba organisatsiooni registreerinud, taotluse alla laadinud, et ma ei peatu nendel punktidel pikalt, aga proovin kõik need etapid nagu läbi käia, et tekiks pigem võib selline tervik ülevaade, aga samas ka igal pool natukene detailsemalt näidata. Et kus võib ka tekkida selline situatsioon, kus on toppama jäädud. Nii. Aga ma lähekski siin edasi, et tutvustan kõigepealt programmi, räägin põgusalt erinevatest meetmetest, rahastusest ja siis juba lähme vormide juurde edasi. Et ma loodan, et õnnestub niimoodi erinevate akende vahel hüppamine ja et nii kui teil tekib olukord, kus ma ei tea, kuule mind hästi või midagi ütleme tehniliselt ka selline problemaatiline, et andke teada ja siis püüame kohe kohandada ümber. Nii. Nii. Aga kõigepealt siis Kodanike Euroopa programmist, et selle võib-olla eripära on see, eks programme on ikkagi erinevaid, aga programmist saavad taotleda nii vabaühendused kui ka linnad ja omavalitsused, erinevad avalik-õiguslikud institutsioonid ja siis mälu, haridus, teadus ja kultuuriasutused.
Nende all on just peetud silmas ka erinevaid koole, lasteaedu, ülikoole, teatrid, muuseumid. Et kui kodanikuühiskonna sihtkapital on suunatud näiteks just vabaühenduste, erinevate seltside ja liitude toetamiseks, siis Kodanike Euroopa programmil on võimalus ka siis linnadel, omavalitsustel ja siis teistel avalik-õiguslikel institutsioonidel. Et põhimõtteliselt sobivad peaaegu kõik vormid, välja arvatud siis tulundusühingud, erinevad OÜ-d ja siis just tulu teenivad sellised asutused ei sobi. Aga üldiselt on võimalust paljudel. Taotleda saavad, just taotluse esitada saavad kõikide riikide sobivad siis taotlejad, mida ma enne ka nimetasin. Ehk siis nad peavad olema ühest 28 Euroopa Liidu liikmesriigist, aga partneritena tegelikult saavad taotleda ka osa riikidest. Albaania, Montenegro, Serbia, Makedoonia, Bosnia-Hertsegoviina. Aga üldjuhul peab siis ühes projektis olema alati kaasatud vähemalt üks Euroopa Liidu liikmesriik. Et projektidesse on tegelikult võimalik kaasata ka teisi partnereid, ehk siis teistest riikidest, aga sel juhul ei ole neid võimalik selles taotlusvormis ametlike partneritena kajastada. Et tutvustuses eesmärkides ja kus on sobilik kirjeldada ka teisi partnereid, et seal saab nad välja tuua ja kirjeldada nende rolli ja olulisust, aga ametlikeks partneriteks siis ei saa kaasata partnereid nendes riikides, kes ei ole Euroopa Liidus või siis osariikides välja toodud. Kodanike Euroopa programm on jagatud kaheks. Esimene suund on Euroopa ajalooline mälu, mis on seotud just sellega, et kodanikud Euroopa Liidu liikmed ja ka teised oleksid paremini teadlikud eelkõige siis Euroopa Liidu ajaloolisest mälust, samas ka eraldiseisvalt nende riikide ajaloost, et mis on need ühised väärtused, mis on Euroopa Liidu eesmärk ja kuidas üldse Euroopa Liit alguse sai. Et see on siis rohkem sellise just nagu ajaloole ja mälestustele suunatud meede või siis suund just. Teine suund on demokraatlik kaasatus ja kodaniku osalus. Et see jaguneb tegelikult 3 erinevaks meetmeks, aga siis peamine fookus on julgustada kodaniku osalust. Ja seda siis eelkõige Euroopa Liidu tasandil, et kuidas võimalikult palju kodanikke kaasata tegevustesse, aruteludesse, et see oleks siis nagu Euroopa Liidu ülene. Ja selles programmis ongi tegelikult peamine fookus see, et projektid toimuksid siis rahvusvaheliselt. Et erinevates meetmetes on erinevad tingimused natukene, aga just, et see projekti mõju oleks võimalikult kaugeleulatuv ja samas oleks kaasatud võimalikult palju ka erinevatest riikidest partnereid, et just, et ta leviks nagu ja ta oleks Euroopa Liidu tasandil toimuv. Esimesel suunal on konkreetsed prioriteedid, mis on pandud paika kuni aastani 2020. Kas ja kuidas projekt jätkub alates aastast 2021, seda veel ei tea, aga need siis üldisemad tingimused ja piirid on paika pandud just aastani 2020. Ja nagu siin toodud on, olulisemad prioriteedid on Euroopa lähiajaloo olulisemate pöördepunktide mälestuste jäädvustamine, erinevad näitused, videod, filmid, klipid, et mis siis nagu, et mälestatakse kuidagi jäädvustatud, just läbi sündmuste, mida korraldatakse ka muu hulgas. Kuidas oli kodanikuühiskond ja kodaniku osalus totalitaarsetes režiimides, maalt väljasaatmine, kodakondsuse kaotamine totalitaarsetes režiimides ja mida see õpetab meile tänasel päeval ning demokraatiale üleminek ühinema Euroopa Liiduga.
Et need on sellised prioriteedid, millest just Euroopa ajaloolise mälu meetmelt siis projekte peamiselt oodatakse. Aga lisaks sellele on tegelikult ka iga aastaid prioriteedid. Näiteks selle aasta üks prioriteet on seotud 1918. aasta Esimese maailmasõjaga. Et need prioriteedid, nii need, mis siin on, kui ka need iga-aastad prioriteedid on toodud välja ka kodulehel ja eraldi siis juhendmaterjalis. Suures juhises seal on kõik need prioriteedid ka välja toodud. Et on võimalik teha projekte, mis siis puudutab just ühte prioriteeti, aga võib teha ka mitut punkti puudutavat projekti, aga oluline on see, et projekt on ikkagi, et on näha, et on ta seotud nende teemadega ja see on mõistlik võib-olla sellises vormis just rohkem kui ühte prioriteeti puudutada. Et see sõltub väga sellest projekti võib-olla eripärast ja ka eesmärkidest. Euroopa ajalooline mälu, see on kord aastas, 1. märtsil on võimalik taotleda, projekt võib kesta kuni 18 kuud ja toetust võimalik saada kuni 100 000 eurot. Ja selle meetme eripära ongi see, et ei pea olema kaasatud rahvusvahelisi partnereid, et see minimaalne osalevate riikide arv ongi 1 ehk siis taotleja ise, kuid hindamisel prioritiseeritakse ikkagi neid projekte, mis on rahvusvahelised ja kus on juba 1 või rohkem partnerid ka. Et siin, nagu ma mainisin, et see suund on just eelkõige Euroopa Liidu ajaloolise mäluga seotud ja minevikuga ja kuidas see siis on tulevikku, on olevikku mõjutanud ja ka tulevikku mõjutab. Teine suund on samuti oma prioriteetidega. Demokraatlik kaasatus ja kodaniku osalus. Euroskeptitsismi mõistmine ja selleks seotud arutelud, solidaarsus kriisi ajal, võitlus sisserändajate häbimärgistamise vastu ning vastu propaganda väljatöötamine kultuuride vahelise dialoogi ja vastastikuse mõistmise edendamiseks. Ja 4. on sel aastal Euroopa kultuuripärandi aasta 2018. Et siin samuti on võimalik teha ühest prioriteedist peamine oma projektis või võib ka rohkem kui ühte puudutada. Et sõltub projekti sellisest eripärast ja võimalustest. Et niisama ei ole kõiki linnukesi seal pärast avaldus saab panna ka linnukesed punktid ette, et niisama ei ole neid sinna vaja panna. Et seda kindlasti vaadatakse ka, et kas tegelikult projekti siis eesmärk ja tegevused neid prioriteete puudutavad ja kui palju. Selle suuna all on 3 erinevat meedet, sõpruslinnad, peamised taotlejad, keda siis oodatakse, on eelkõige linnad ja kohalikud omavalitsused. Tähtajad on 2 korda aastas, 1. märts ja sel aastal 1. september ja sündmused võivad kesta kuni 21 päeva. Toetatakse 25 000 euro ulatuses. Et sõpruslinnade meetme all üldjuhul viiaksegi läbi üks mitmepäevane sündmus, võib nii öelda. Ma ei ole küll pikemalt kui 4 päeva vist näinud, ise vähemalt nende projektidelt, mis on meid läbi siin käinud. Selles mõttes, et kui keegi on küsinud oma projekti osas enne esitamist natukene mõtteid ja ülevaatamist, et tegelikult projekte mina ei näegi, kõik projektid lähevad siis automaatselt otse, võib öelda siis Euroopa Komisjoni kontrolli ja hindamisele. Et kogu see protsess, mis on seotud taotluste laekumise, hindamise ja analüüs ja aruandlusega, see kõik tegelikult toimub Euroopa Komisjonis Kodanike Euroopa programmi raames. Lihtsalt infoks, et kui tekib ka küsimusi sellise hiljem sisulisema poole kohta või oma konkreetse projekti kohta, siis selle tagasiside, seda on võimalik saada sealt, et mina kahjuks seda infot, sellele infole kätte ligipääs mul ei ole. Aga sõpruslinnade all minimaalselt peaks olema vähemalt 2 riiki. Ja eesmärk on tuua kokku erinevaid eksperte ja kodanikke
Euroopa linnadest ja omavalitsustest, et Euroopa Liidule oluliste teemade üle siis arutleda, osaleda poliitilistes protsessides ja üldse tõsta ühiskondlikku aktiivsust, et vabatahtlikku tegevust oleks rohkem, kodanikud oleks teadlikud. Et see just eelkõige ekspertide ja kodanike vaheline siis arutelu vormis. Aga muidugi need sündmused ei pea olema ainult seminarid, konverentsid, et on siis näiteks mitmepäevane konverents. Tegelikult on võimalik korraldada ka väljasõite, kohtumisi, et ei ole väga suuri piiranguid sündmuse raames korraldatavate erinevate väljasõitude ja ürituste osas. Linnade võrgustik on juba mõeldud pikaajalisema koostöö edendamiseks ja projektid, mida algatatakse, oleksid jätkusuutlikud nii selle siis 2 aasta jooksul, et oleks seal seda jätkusuutlikkust ja muidugi, et sealt oleks võimalik ka midagi pikaajalisemat käima saada, käima tõmmata. Ja kuna see on selline pikaajalisem projekt, siis toetus on natukene suurem, kuni 150 000 eurot, aga minimaalselt siis peaks osalema vähemalt 4 riiki. 4 riiki on koos taotleja endaga, ehk siis taotleja ja 3 partnerit 3 erinevast riigist siis. Ja ka selles meetmes on võimalik taotleda 2 korda aastas. Peamised siis taotled on ka samuti just linnad ja kohalikud omavalitsused. Kodanikuühiskonna projekte on võimalik esitada 1 kord aastas 1. märtsil. Kestma võivad projektid kuni 18 kuud ja toetus on samuti kuni 150 000 eurot. Ka siin on siis eeldus, et osaleb vähemalt lisaks taotlejale vähemalt 2 partnerit 2 erinevast riigist, siis kokku siis partnerid 2 erinevast riigist. Et see on juba natukene selline ka rohkem just kodanike kaasav nende meede ja et riikide vahel kasvaksid ja tugevneksid siis partnerlus ja võrgustikud ja et just võib-olla rohujuure tasandil rohkem siis inimesi kaasa tuua, nii siis ütleme nii, et igapäeva tegemuste muudatuste juurde, aga samas ka poliitika kujundamise protsessidesse kaasata. Et erinevaid arvamusi koguda, levitada neid ja üldse millised on head kodanikuühiskonna praktikad, et neid omavahel vahetada ja üksteiselt õppida. Programmi taotlemine või rahastuse taotlemine käib põhimõtteliselt sündmuste kaupa. Et siin on nüüd tabel, kus on välja toodud kindlasummalised tasud. Ja selline arvestus käib 3 erineva meetme kohta. Ajalooline mälu, linnade võrgustikud ja kodanikuühiskonna projektid. Ehk siis näiteks, kui teil on plaanite teha kodanikuühiskonna projekti ja on viite läbi, ütleme praegu siis ühe sündmuse, kus teil ongi minimaalselt 3 riiki koos ja osalejaid on umbes 100, ütleme, et üle 100 siis esimeses reas, kui te vaatate, on 101 ja 125 ja veerust viite kokku 1-3, siis selle sündmuse jaoks, kus teil osaleb üle 100 inimese, on võimalik teil taotleda 20 160 eurot. Et projektide jooksul oleneb nüüd meetmest, aga viiakse läbi mitu sündmust ja nende sündmuste summa arvestataksegi niimoodi kokku, et iga sündmuse kohta on arvestus, kui mitu siis riiki osaleb, kui mitmest riigist inimesed osalevad selles sündmusel ja kui palju inimesi üleüldse osaleb ja arvestatakse kokku kõikide nende sündmuste kogu summa, mis siis see tabel järgi tuleb. Et seda on pärast võimalik avaldusest ka näha. Aga programmis on arvestatud niimoodi, et kogu toetus ei
ei kata kõiki kulusid. Üldjuhul on niimoodi, et oma osaluse otsest piiri pole määratud ja see tegelikult ei ole kuskil ka välja toodud, et kuskil avalduses ei ole vaja näidata oma osalust, aga üldjuhul on arvestatud, et tõenäoliselt selle summaga ei pea ega peakski saama siis kõiki kulusid katta, et mingisugune oma osaluse summa tõenäoliselt jääb ikkagi, et see sõltub sellest, kuidas projekti võimalused on ja kui hästi on võimalik efektiivset sündmust, tulemuslikku sündmust korraldada. Et see on pigem selline võib-olla sündmusest tulenev ja siis korraldate enda võimekus ja oskused siis efektiivselt selliste vahenditega sündmust läbi viia. Et võib juhtuda ka nii, ma olen kuulnud, et on olnud olukordi, kus kogu summa ei saagi ära kasutatud, sündmus saab tehtud, hästi tehtud, aga tegelikult ei ole kogu summa ära kasutatud ja oma osalust ei tulnudki. Et kuna kuskile ei ole ka sellist nõuet, et oma osalus peab olema, siis sellest pärast ei peaks probleemiga tekkima, et isegi siis, kui olete aruande esitanud ära, kõik on korras, rahad makstud ja ka audit tuleb kontrollima, siis lihtsalt oluline on see, et teil on ikkagi kõik need kulusid tõendavad dokumendid olemas. Et teil on selge arusaam, kuidas siis raha kasutati, milliste kulude jaoks ja kõik on siis dokumenteeritud ja tõendatav. Ja väga oluline on hoida alles registreerimislehed. Et kui teil on mõni sündmus, siis alati on vaja võtta registreerimislehed, et inimesed, kes osalevad, panevad allkirja. Et see on teie jaoks pärast nii-öelda tõendusmaterjali kinnitus, et teil on siis, kui audit tuleb, neid saata pole kuhugi vaja, et sündmus on toimunud, nii palju inimesi on osalenud ja et teie tegelikult osalenute arv vastab sellele, milleks te toetust siis küsiti. Või siis, kui see ei vasta, siis võib tekkida vajadus osa summat tagasi maksta ja seda ma natukene täpsustan veel. Ehk siis tegelikult on läbi võimalik viia ka teadusuuringuid, kasutada mitteformaalset haridust programmi ja sündmuste lähenemises, viia läbi avalikke arutelu, näituseid ja muud sellist. Oluline on see, et see kõik saab ka dokumenteeritud. Et sündmuste osas ja sündmuste vahel erinevaid tegevusi teha. Et siis kulud ei pea olema otseselt seotud ainult selle sündmusega, eriti kui on vaja näiteks kogudagi arvamusi enne, kui hakata sellist võib-olla poliitilist arutelu tegema, et teil on vajadus koguda inimestelt arvamust ühel või teisel moel, et mis on nende seisukohad, et on võimalik ka selliste tegevuste jaoks siis seda raha kasutada. Et juhendis on tegelikult ka kõik välja toodud, et kas ja millised need piirangud on. Erand on nüüd see, et kindlasummaline tasu sõpruslinnade meetmes on just natukene erinev, kuna tegu on siis ühe sündmusega, mis võib kesta kuni 21 päeva, siis seal on ka summad väiksemad, aga arvestus on sarnane siis. Et siin ei ole riikide vahelist jaotust ainult, et kui teil on juba sündmus, kus siis osalebki 175 inimest, siis maksimaalselt, mis see taotleda saate, on 25 000. Euroopa ajalise mälu ja kodanikuühiskonna projektide puhul on võimalus taotleda toetus ka ettevalmistama ürituse jaoks, sündmuse jaoks. Et seda soovitame kindlasti kasutada, et võib juhtuda, et te olete küll partneritega suhelnud, aga võib-olla te ei ole kunagi kohtunud või on teil midagi veel lõpuni arutamata ja vajabki paremini paika panevat, siis selle jaoks on avalduses võimalik eraldi koht ära märkida ja vastavalt siis numbritele, kui palju inimesi ettevalmistaval üritusel osaleks, saate ka sellist kindlasummalise toetuse taotleda. Et seda kindlasti tasub teha, kui võimalus on. Nii, ja nüüd ma räägin natukene ka tasude väljamaksmisest ja siis juba lähmegi registreerimise nende vormide juurde. Sõpruslinnade projektide puhul eelmaksid ei tehta, sest nende summad on üldjuhul väiksemad. Aga Euroopa ajaloolise mälu, linnade võrgustike ja kodanikuühiskonna projektide puhul on võimalik saada eelmaksena 40–60% projekti maksumusest, kogu siis
taotluse summast. Üldjuhul tehakse eelmakse 30 päeva jooksul, alates sellest, kui siis leping on allkirjastatud. Ja viimane makse teostatakse peale lõpparuande heakskiitmist. Peale projektide esitamist peab alati arvestama kuskil, see on tingimustes ka välja toodud, ligi 4-kuulise ooteajaga. Selle aja jooksul projekte siis hinnatakse ja valmistatakse dokumente ette, et algus siis näiteks 1. märtsil esitatud projektide algus saab olema kuskil augusti alguses, juuli lõpus, natukene erinevalt. See on selline üsna pikk aeg. Aga siin juures veel eraldi välja tuua, et taotleja näitab ka oma siis finantssuutlikkust ja kui mingil põhjusel leitakse, et see ei ole päris rahuldav, et siis võitakse Euroopa Komisjoni poolt nõuda organisatsioonilt, kellele siis eraldatud toetus on suurem kui 60 000 eurot, et oleks eelmakse tagatis samas summas olemas. Et täpselt mis vormis ja kuidas seda oodatakse, seda ma niimoodi juurde rääkida ei tea, et pole sellist kokkupuudet veel olnud. Aga ju siis üldjuhul on olnud ka alati piisavad finantssuutlikkuse nii-öelda. On tõestatud, et on suutlikud sellises suuruses rahadega toime tulema ja tagatised on tõenäoliselt olemas. Aga seda igaks juhuks võib kõrva taha panna. Nii. Et see oli selline üsna lühikene, aga kõik sellist olulisemat puudutav ülevaate programmist endast. Ja nüüd ma tahaks natukene näidata ja siin juures ka natukene läbi teha seda, kuidas organisatsiooni registreerida, kuidas avaldust, taotlusvormi genereerida, seda täita ja kuidas käib esitamine. Et selline väikene nagu ülevaade, et tõenäoliselt on praegu kuulamas ja vaatamas ka neid, kes ei ole veel, kes tunnevadki huvi programmi vastu, aga pole veel kaugemale plaane teinud. Et siis see on hea võimalus üle vaadata, et millega siis tegu on. Nii, et ma räägin selle slaidi põgusalt ära ja siis me vaatame osalusportaali. Oluline on see partnerite juures, et nii taotleja ise kui ka partnerid, kes siis on see ametlikud partnerid nendes Euroopa Liidu riikidest ja ka osalejariikidest, peavad olema osalusportaalis end registreerinud. Ehk siis neil peab olema organisatsioon registreeritud osalusportaalis ja samas on neil ka vajalik siis üks teine siis enda registreerimise konto, et seda me kohe vaatame. Ja partnerid peavadki taotlejale endale saatma oma PIK-koodid, mis nad sealt siis oma asutuste kohta saavad ja just selle PIK-koodi kasutamine on pärast avalduses hästi oluline, et ilma selleta ei saa. Et organisatsiooni registreerimine käib osalusportaalis, tuleb kõik vajalikud küsitud andmed sisestada ja lisaks on vaja esitada juriidilise isiku vorm. Need vormid on, siin on ka selles ettekandes on ka tegelikult nad lingina, et saab ka otsesid minna, aga on ka kodulehel olemas, et vormid saab alla laadida. Et need tuleb alla laadida, täita ja siis vastavate kinnitustega, nagu näiteks siis pangakinnitus finantsteabevorm, tuleb juba registreeritud organisatsiooni juurde dokumendina lisada. Ja lisaks juriidilise isiku vormile on ka eraõiguslikele organisatsioonidele vaja lisada käibemaksus kohuslasena registreerimise dokumendi koopia, kui nüüd organisatsioon on käibemaksu kohuslane ja seda organisatsiooni asutamist kinnitava dokumendi koopia. See nüüd kehtib just mittetulundusühingute, sihtasutuste ja sõpruskomiteede kohta. Nii, aga ma proovin siit minna ka portaali, vaatame, kuidas see siin. Kas ma siit otse saan? Nii.
kus ta mu siin pani. Nii. Nii peakski vist siin nüüd olema. Et kas ta otse ka avab selle? Üks hetk. Aha. Kas te näete praegu enda ees, keegi võib kommenteerida chati organisatsiooni registreerimise lehekülge? Et kui ma siin nüüd näitan seda. Aha, väga hea, aitäh. Siin käib siis registreerimine. Ja kui organisatsiooni veel ei ole, oli tegi register organization ja siis ta kohe viskab ühele lehele, kus on vaja end siis registreerida. Et sellele on ka otse viide olemas nüüd kodulehel. Aga mina saan siit otse. Kas panin õigesti? Sain sisse logitud, et mul oli juba see tehtud, et ma ei hakanud uuesti tegema, aga see ei ole väga keeruline protsess, nagu üldiselt kontode tegemine ikka. Ja siis avaneb aken uue organisatsiooni registreerimiseks. Mina olen siin testversiooni alustanud, siin näitab all ka, legal name on test 1. Et nii. Aga siit siis muud midagi, kui hakata minema. Next. Ja tuleb täita äragi väga üldised asjad, et organisatsiooni nimi, asutuse nimi, kus on registreeritud siis riik, registreerimisnumber, VAT-number. Ei teagi, kuidas see eesti keeles see õige sõna on. Ja kui on olemas, et siis ka veebileht lisada, aga tärnikasega on toodud välja just need kõige olulisemad, mis tuleb kindlasti täita. Nii, siis on juba edasi täpsemalt organisatsiooni kohta ja siin on oluline valida siis legal status, et peaks olema non-profit. Ja väga lihtne ei ole siin, mäletan, me otsisime, kirjutas siia. Jah, käibemaksus kohustusnumber. Jah, aitäh. Just, et kui seda ei ole, siis sinna ei pea midagi panema ja see lahter ei olnud ka kohustuslik. Nii et tänan. Ja et siit tuleb kindlasti valida, et igal juhul, et kui ta ei ole tuluteeniv asutus, siis non-profit tuleb sinna valida. Ja siis ma lähen kohe vaatan tagasi. Kumb siis ei olnud? Siin on hoopis niipidi, et registreerimisnumber ei ole kohustuslik. Käibemaksu kohustusnumber on. Nii vaata, mis ta siin ütleb. The VAT number is a unique number given to every organization that pays value-added tax in the European Union. Nii, ma panen selle ka kindlasti täpselt teada kirja omale. Nii, et see on võib-olla koht, kus ongi. Ja siis, kui ongi, et käibemaksu kohuslane ei ole, et siis saab siin linnukese eest ära võtta. Et ta on automaatselt on ta kohustuslik, et peab märkima kas numbri või siis märkima ära, et ei ole number sellele asutusele omane, kohane. Nii. Jah, siin valida siis kas mittetulundusühing, private entity või public body, et nendes kohtades teinekord tekib küsimusi ja ka minul ei ole väga selgeid vastuseid alati anda, see kõik sõltub asutusest, aga üldjuhul peaks olema tegu non-profit ja public body'ga või siis mittetulundusühinguga muu hulgas. Et kui nendes kohtades küsimusi tekib, et siis võib võtta ühendust otse nendele kontaktidele, mis on Euroopa Komisjoni nii-öelda viivad kontaktid või ka minuga ühendust võtta ja saame välja selgitada, mis siis on kõige sobivam sellele organisatsioonile. Et isegi siis, kui alguses ei lähe see kohe
võib-olla õigesti või jääte kahtlema, et te saate selle registratsiooni lõpuni ära teha ja pärast saab neid muudatusi teha. Et siis ei jää selle pärast lihtsalt poolikuks ja täitmine. Nii, siis tuleb täita natukene andmeid. Siin on igal pool on nagu need täpsustused ka olemas, et mis andmetega tegu on. Täpselt kõiki lahti ei seleta, et saab ise vaadata. Ja millega ma mäletan tekkis, kahjuks ei tule meelde, aga just selle legal formal tekkis küsimusi ja ma ei tea, kas nad lisasid juurde või mitte. See oli vist kohalik omavalitsus või mida oli raske kuidagi millegi alla panna. Ühesõnaga, legal formi all võib tekkida küsimusi, et mis nüüd see kõige õigem on. Ja pange tähele, et siin on olemas ka äriühingute sisestamise võimalused, et siin ärge siis kogemata eksige, et pärast võib olla taotlustega probleeme, kuigi see peaks vormis ka ära näitama, et midagi on nagu valesti läinud, et ei ole sobivik. Aga ma ei ole 100% sellest kindel, kas ta näitab. Nii et siin peab ettevaatlik olema, mõned on sellised. Ei ole võib-olla Eestis kõige täpsemad terminid mingil põhjusel. Nii, siis juba aadress. Erinevad aadressi, kontaktidega seotud andmed. Siin on niisama, ei ole 6-5 midagi, no midagi võib olla. Telefoninumbrid, täitsa selline loogiline, kontaktid. Siin ülalpool on ka veel kontaktisik, et kes teie asutusest on see kontaktisik. Ja nii. Ja siis, et kui lõpus, kui kõik siis lahtrid on täidetud, siis tuleb nii-öelda ülevaate summary akenette, kus siis kõik täidetu on välja toodud, et siis saab veel üle vaadata, isegi need nupuksed on siin juures, et kui hakkate mõtlema, kas ikka valisite õige organisatsiooni tüübi näiteks või midagi sellist. Ja siis rohkem siin midagi teha pole ja tulekski submit vajutada ja sellega saab siis organisatsioon loodud ja saate ka pikkoodi. Aga ma vaatan, kas ma saan näidata ka seda, kui nii, uuesti, et dokumentide lisamise kohta. Nii. Et see on nüüd selline, siin on nüüd nagu siis organisatsioon loodud, logisin sisse, nagu ma enne tegin, aga siin ma nagu lisasin siis nagu endale nagu uue organisatsiooni ja nüüd ma võtan siit näidiseks juba loodud organisatsiooni. Mina olen Kodanikuühiskonna Sihtkapitali kontaktisik ja niimoodi ta siis loetleb siia alla need organisatsioonid. Tavaliselt tõenäoliselt ongi üks või võib-olla paar oleneb nüüd siis võib-olla inimest, võib-olla ongi mitu MTÜ-d, millega ta väga aktiivselt siis tegeleb ka rahvusvahelise koostöö raames. Ja siis on võimalik lisada dokumente, et ma muud kõike siin ei näita, selleks saab tutvuda. Siia vajutades avaneb informatsioon organisatsiooni asutuse kohta ja just mida mina alguses ka võib-olla märganud, võib-olla mõni märkab hästi, aga siia selle punasele vajutades modify organization, et sealt on võimalik lisada dokumente. Ja nagu ma enne mainisin, siin osad dokumendid vaja lisada ja siis siin all, osakul kõige all on documents ja siis siia on võimalik lisada need dokumendid, mis on siis teie organisatsioonile just vajalik lisada. Et neid, seda kindlasti vaadatakse, kui te olete taotluse esitanud ära, siis hakatakse vaatama üle neid partnerite ja taotlejate registreeritud organisatsioone ja dokumente, mis vajalikud on, kas kõik on olemas. Et väga hea, kui selleks ajaks oleks kõik olemas. Ma ei oska seda öelda, et kui midagi nüüd peaks puudu olema, kas ja millistel tingimustel lastakse lisada, aga kui on võimalik enne kõik olulised asjad ära täita, esitada, seda kindlam see on. Selline.
sellest mul rohkem väga midagi rääkida ei ole. Et niimoodi see käib. Ma panen korra tagasi esitluse akna. Nii. Et selline oli see vaade ja tegemine. Et siin võib tekkida mingisugused tõrkeid, aga mõtlen, et vist oli organisatsiooni ei saanud kohe vist registreerida üks huviline, kuna ta oli õnnestunud teha endale seda isiklikku kontot, aga muidu vist tõrkeid väga pole olnud. Et on olemas ka tehnilise abi kontakt, mis on ka siin vormis ja kodulehel olemas, et kui peaks raskusi tekkima. Et kindlasti saaks oluline on nendega esimesel võimalust ühendust võtta. Et võib-olla otsite ise ka edasi, aga parem saatke kiri teele, et ka taotluse protsessis on oluline, et kui tekib tõrkeid ja ei saa näiteks õigeaegselt esitada, et tõrgete puhul on väga hea, kui te saate esimesel võimalus sellest ka neile märku anda, et siis võib olla võimalik vaatamata hilinenud avaldusele, kui seal on tõesti tehnilised probleemid ja kui te olete teavitanud veel, siis võib olla võimalust anda. Niimoodi on meile see info edasi öeldud. Nii, aga mida siis edasi teha? Järgmiseks, kui te olete organisatsiooni loonud, kõik on lisatud, need dokumentivormid võite ka hiljem lisada, kui kohe ei saa täidetud dokumendid, aga te võite juba minna avalduse taotluse allalaadimiseni. Et nii, panen siit käima ja nii, siin ta siis ongi, et see on nüüd see veebilehekülg, kus te saate hakata omale avaldust looma. Taotlusvormi siis kõigepealt alla laadima, genereerima ja siis täitma. Et ka see link on olemas nii kodulehel kui ka esitlusesse, et selle ma panen pärast ka üles, et saate pärast ka järgi vaadata. Nii, aga ma näitan kõigepealt selle ära, kuidas teha täiesti uut avaldust, et siin taotlust all on näha Create new application for funding ja teine Revise list of participating organizations and update application for funding. Et juhul, kui teil on olemas taotlused juba teinud ja siis lisandub näiteks üks või mitu partnerit, et siis ei pea kogu seda taotlusvormi uuesti genereerima, alla laadima ja vanast vormist midagi siis kopeerima, et on võimalik valida teine nupp, Revise list of participating organizations ja selle pealt sinna klikates on võimalik uuendada taotlejate siis andmeid. Nii, aga teeme siis selle läbi, loome siia uue organisatsiooni või uue siis taotlusvormi, vabandust. Nii, kõigepealt valite Europe for Citizens. Siin on siis võimalik 4 meetme vahel valida. Võtame näiteks kodanikuühiskonna projektid. Nii, valitud. Siis ülalt poolt võib kohe märganud, et siin tuleb valida keel. Eesti, prantsuse või saksa. Nii, ja kui need 2 on valitud, siit lehelt rohkem polegi midagi ja next step. Ja nüüd on see koht, kuhu teil on siis vaja lisada enda taotleja pikk number. Nii, ma korra vaatan, kas ta mul on siin ees olemas. Et lihtsalt näidiseks teha. Ma võtan kodanikuühiskonna numbri. Add to list. Nii, et siin on nüüd teie enda oma. Aga ja siia nüüd saate kohe enne genereerimist lisada ka teiste partnerite pikknumbrid. Nii, ja kui on lisatud, mina siia rohkem kedagi lisa. Next step. Samamoodi nagu võib-olla eelmises protsessis näitab ära, et mis teil valitud on ja panete Create Application e-form. Siin ta veel täpsustab üle, et see vorm tuleb alla laadida ja oma arvutis siis täita.
nii, ja veel paar täpsustust, et vaadata. Nii, üks asi, ma ei tea, kuidas teil see toimub või kas kellelgi teisel on sellega ka tõrkeid olnud, aga mina ei saa hästi avada Explorer Edge'iga, et kui ma proovisin avada Explorer Edge'iga, siis minul see vorm ei avane, ta jääbki avama, aga minul töötab ta hästi Adobe PDF Readeriga. Nii, nüüd on vist New Share teile kohe. Mõtlen, kas nüüd on. Nii. Ja nüüd on ees juba alla laetud, ehk siis genereeritud ja alla laetud vorm. Ma näitan tegelikult vist, ma näitan ikka seda sama. Et alguses on siis mõned kontrolllahtrid, mis juhivad tähelepanu, kui on näiteks mõnes meetmes mõni partner puudu, et kui olete 3 asemel alles 2 sisestanud, siis siin peaks olema selline kontroll punaselt nähtav. Ja seejärel tuleb siis osad andmed organisatsiooni siis lahtrisse tulevad automaatselt genereeritud siis nagu organisatsiooni andmetest, mis te ise sisestasite ja osa tuleb siis enda poolt lisada. Et just on, kes on nagu kontaktisikud ja kui see on erinev, kui see ei ole erinev sellest, kes on juba sisestatud. Ja niimoodi siis on, üks on kontaktisik ja siis on ka nii-öelda allkirjaõigusliku inimese andmed, kes siis allkirjastab dokumente, kellel on selline legaalne õigus. Ja siis juba organisatsiooni kohta lahti kirjutada natukene täpsemalt, mis on organisatsiooni eesmärgid ja mis on organisatsiooni tegevused projektis. Ja alla siis tuua välja kõik siis teised Euroopa Liidu kaudu saadud toetused, et viimase 3 aasta kohta. Nii need, mis on juba nii-öelda kasutatud, kui need, mis on alles kasutusel. Ja seda siin nüüd natuke lipsin, ja et need andmed tulevad kõikide partnerite kohta. On vaja täita. Et kõikide kohta organisatsiooni andmed, nende kontaktandmed, pluss siis organisatsioonist kirjeldus ja roll projektis ja teised siis toetused, mis nemad on Euroopa Liidus saanud. Et need kõik tuleb sinna üles loetleda. Siin on, ma näitan korraks ühe näidisvormi pealt ka, mis on siis nende endi pealt saadetud. Siin. Et see näeb välja, see läheb hästi küll pikaks, aga siin on näide organisatsioonidega, kus on siis üks taotleja ja 3 partnerit. Ja siis see näebki selline pikk jada välja, aga sellist ettevalmistavat informatsiooni ei ole väga palju. Oluline on tõesti hästi selgelt, aga konkreetselt lahti kirjutada organisatsiooni siis roll, mis on üldse organisatsioon kui selline, mis on tema peamised tegevused, üleüldse eesmärgid, aga mis on just see roll selles projektis, et see on väga oluline. Ja niimoodi selline pikk jada siin nende 4 organisatsiooni kohta tuleb. Nii, ja järgmine, et need olid siis nii-öelda part 1 ja part 2. Et part C, ehk siis tähendab A ja B, et C. Nii. Ja üks küsimus on. Et kui ma nüüd õigesti aru saan, kui projekt on rohkem tulevikku suunatud, et kas siis peaks ka et siis püüdma neid nende prioriteetiga seostada. Ja selles mõttes küll, et
tegelikult on vaja kuhugi ka need linnukesed panna, et milliste prioriteetidega või prioriteetidega projekt just seotud on. Ja et see oleneb natukene ka sellest meetmest, et kui väga, tegelikult oli kodaniku demokraatliku osaluse siis suuna osas oli peamine just Euroopa tuleviku teema, aga sel aastal peamiselt just keskendub just sellisele kultuurilisele poolele. Et kui vähegi võimalik, et siis peaks olema ka selline seos. Aga võib-olla see on mingi selline küsimus, mille te saaksite täpselt saata, et kui te selle mõtte natukene mulle lahti kirjutate, meilile saadate, et siis ma võib-olla saaksin ka täpsemalt nagu öelda, et kuidas ja kas see siis sinna programmi jälle sobib. Eks? Aitäh. Et ma natukene näitan veel edasi, mis siit tuleb. Et on part, kolmas osa, siis see osa ongi koht, kus te saate lahti kirjutada kogu siis oma projekti ajakava iga sündmuse kaupa eraldi ja kui on näiteks 3-päevane sündmus, mis toimub väljasõidust, seminarist ja veel millestki, siis need on võimalik ka iga sündmuse kaupa esitada. Et ees on praegu siin näidis, mis on edastatud, aga ma teen lahti ka vormi, et siis on natukene parem võib-olla hallata seda vaadet. Nii, kohe teen lahti. Share. Nii, kas see on vist see? Nii vist. Jah, kolmas osa, see osa, kogu siis projekti ajakava, algus, lõpp, kus siis sündmused toimuvad, kaasatud osalejate arv ja natukene lahti kirjutada, kui paljust. See käib just nagu taotleja partnerite kohta, et on eeldus, et kui on 3 partnerit ja taotleja, ehk siis 4 riiki, et kas siis enam-vähem samad inimesed või nad võivad ka muutuda, aga need käivad ka nende teiste siis riikide sündmustel. Kui Eestil on Eesti, Läti, Leedu, Soome teevad koostööd, et siis Eesti üritusele tulevad inimesed ka just nendest nimetatud riikidest. Ja siin peaks enam-vähem planeerima ära, et kui palju siis nendest riikidest inimesi tuleb. Aga see on just seotud kodanikuühiskonna projektidega, et natukene on need vormid vastavalt siis meetmele erinevad. Et kindlasti on oluline see õige vorm alla laadida ja seda täita, et seal tulevad erinevad sisse. Nii. Ja siis lahti kirjutada projekti eesmärk, tegevused, palju osalejaid on ja mis on ka üldse selle teavituse kui sellise nagu eesmärk. Et võimalikult konkreetselt, lihtsalt ja arusaadavalt, et ei pea olema väga pikalt, siin on ka piiratud kuni 2000 tähemärki. Ja mingisuguseid lisadokumente saata pole vaja, mõtlen selle ära, et kõik, mis te siia avaldusse kirjutate, on see, mis on neile kättesaadav või taotlusesse, et lisadokumente, midagi tegevuste, sündmuste, muu kohta tegelikult ei ole võimalik esitada, et see on kõik. Aga ma vaatan, kas ma siin näen seda natukene kerinedes tagasi. Ja. Nii, et jah, nagu ma ütlesin, taotluse vormid natukene erinevad, aga et see on nüüd selle näitel. Ja mis siis siia nüüd lisada, see 5. osa on seotud eelarvega ja siia siis see on nüüd see, mille järgi kalkuleeritakse toetuse arv. Siia panete sündmuse juurde, ütleme, et teil on siin 3 sündmust, ma täiesti natukene huupi praegu valin. Teeme ühe suurema konverentsi ka, aga ikka sama arv osaleid näiteks. Ja et see on see eelarve koht, mille järgi siis arvestus tegelikult käima hakkab.
et see on see summa, mida te siis taotlete põhimõtteliselt. Ja kui nüüd tahate taotleda ikkagi seda ettevalmistava sündmuse toetust Euroopa ajaloolise mälu ja kodanikuühiskonna projektide, siis see on see koht, kus te saate ära valida. Teemegi väga korraliku sündmuse. Kokku siis arvestatakse 73 080 eurot. Nii. Siin juba natukene 4. osas, teie osas kirjeldate natukene lahti sellest, et mis on üldse projekti siis nii taotleja kui partnerite varasemad kogemused, ka 2000 tähemärgi ulatuses. Siin märgitegi ära need prioriteedid, millest siis oma projektis lähtute, mida te nagu puudutate. Ma ei praegu lahti rohkem aruta, aga see on oluline koht, kus. Ja nagu see küsimus oli ka, et te saate ka ise hästi, see on ka oluline muidugi, aga et siin on see lahter, kus te saate just selgitada, et kuidas teie projekt on seotud just nende eesmärkidega ja mida te olete ära märkinud. Et tõesti, et on võimalik ka tulevikku, minevikku väga hästi siduda ja seoseid nagu leida, et alati võib-olla ei ole see nii koheselt ja üheselt arusaadav, aga see on see koht, kus ka hindajatele seda siis väljendada. Tegevuskava lahti kirjutada. Kuidas projekti siis tulemusi jagatakse, just selline, ütleme, meedia pool, artiklid, sündmuste kajastused ja milline on siis mõju, üldine mõju, selle projekti mõju ja kuidas kaasata kodanikke siis erinevatesse tegevustesse. Et see on nüüd natukene pikem kõik, et see on võib-olla, ma ei tea, kõige pikem on, aga üsna mahukas on kodanikuühiskonna projekti siis nagu vorm, aga ta on ka pikem ja mahukam projekt igal juhul tegelikult. Ja viimane, mis siis ära märkida, et kas teil on plaanis kaasata Euroopa solidaarsuskorpusest ka osalejaid. Et väga palju ma siin juurde rääkida ei tea, et peamiselt puutub sellega kokku Erasmus Plus Euroopa noored. Varem oli see korpus Euroopa vabatahtlik teenistus, aga need on nüüd just 2016 aasta lõpul toimusid seal muudatused ja lisaks toodi ka siia kodanike Euroopa programmi, et siis nagu julgustada sellest korpusest siis koosama vabatahtlikke ja inimesi just vabatahtlikke nagu projektidesse osalema. Aga see päris lihtne ei ole selles mõttes, et seal võivad kaasneda ka kulud, aga et juhul, kui te mõtlete, et te tahate kaasata, et enne kui te vajutate, viige ennast täpsemalt kurssi, et kas teil tegelikult on see võimalus nagu olemas ja mis ja kas ja millised kulud sellega kaasnevad, et neid vabatahtlikke siis majutada, toita ja kõik see muu sinna juurde. Nii, ja olemegi selles vormis lõpule jõudmas. Siin ongi ajakava kõikidest nendest tegevustest. Nupule vajutustega saate valida, lisada tegevusi juurde. Näiteks poolepäevane seminar Tallinnas, täidate siia ära, add an activity, lisate järgmise poolepäevane sündmus väljasõit kuhugi. Et natukene võib see siin segadust tekitada, et kuidas neid sündmusi nummerdada ja kui palju nüüd need lahti kirjutada erinevate võib-olla konverentsid, eriti kui teil toimub läbi aasta näiteks 4 konverentsi. Et siin saab oma selles mõttes loovust kasutada, aga oluline on see, et ta oleks võimalikult nagu lihtsalt ja selgelt arusaadav, et kas on see sündmus siis selle ühe suure seminari osa või see on juba eraldiseisev sündmus
ma tean, et mõni on kirjutanud niimoodi, et event, et number 1 näiteks, osa 1 või siis panete nime ja päev 1. Et see on natuke selline loovalt lähenemise koht. Nii, ja kõige viimaseks tuleb siia lisada Declaration of Honor, et see dokument on vaja täita, allkirjastada ja juurde lisada siia. Ja mitte midagi muud ei olegi vaja juurde lisada ühtegi teist dokumenti. Ja kui te olete dokumendi või kogu avalduse täitnud, olete vahepeal korduvalt salvestanud, see on oluline, siis saate testida oma internetiühendust, see punane nupukene, mis siia alla veel on nüüd. Ja siin ei ole. Et siin on kasulikud viited ka kõige lõpus, tehniline abi ja juhendid ja selline asi. Aga jah, et kui olete juba valmis, kõik on täidetud, enam ei kahtle, siis saate testida internetiühendust, vajuta punase nupule. Kui kõik on korras, ütleb, et ühendus on olemas, siis selle nupule vajutusega validate form on taotluse esitamise toiming nii-öelda. Ja siis, kui see toiming õnnestub, siis peaks siia genereeritud saama submission number, ehk see ongi teie avalduse number. Kui see siia tuleb, on kõik hästi. Kui ei tule, et siis oleks vaja tehnilise toe poole pöörduda. Ja kui see number ilmub, siis läheb aktiivseks ka nupukene submit this form. Ja sellele vajutusega ongi siis avaldus, taotlus, projekt esitatud. Et kui ma nüüd õigesti mäletan, siis selle kohta vist tuleb ka teade meilile. 100% selle, et seda kinnitada ei tea, aga minu teade peaks tulema. Nii. Jah, et nüüd ma panin esitluse uuesti ette, nagu ma mainisin, kui tekib, jah, näed, ongi, kinnita veekiri, ikka on niimoodi tõesti, ja projekti viitenumber. Et kui nüüd seda ei tule ka, et siis siin on viide olemas, millisele e-maili aadressile kirjutada, kui teil on kas sellega probleeme või üleüldse mingisugused muud tehnilised probleemid. Ja igasuguseid muid dokumente, nagu ma ütlesin ka, et dokumendiga kaasa rohkem panna ei ole vaja ja eraldi postiga saata, aga ainult sel juhul võib see vajadus tekkida, kui teiega võetakse ühendust, et midagi on vaja juurde esitada. Ja sel juhul on see vajadus ainult taotlejal, partnerid ei pea omalt poolt midagi esitama, taotleja on siis lüli seal. Nii, ma vaatan, et ajast hakkan vaikselt üle minema, aga seda kõike, milline on hea projekt, saate lugeda ka juhendist. Et juhend ta on küll üsna pikk, aga see on väga oluline, kui te saaksite selle enam-vähemgi läbi lugeda või siis tutvuda kodulehel olevate korduma kippuvate küsimustega, et sealt võib-olla saate veel selgust. Aga oluliseks peetakse projekti puhul seda, et tegevuskava on kvaliteetselt tehtud, ta on järjepidev, sündmused on omavahel nagu loogilises seoses, et seal on loogika ja projekt on programmi eesmärkide tegevussuundaga kooskõlas. Et just, mis ma mainisin, kui te seal valite need linnukesed või olete juba enne tegelikult otsustanud, et kui te linnukesed lihtsalt valite, aga et te teate, et see sobib sinna meetmesse, selle prioriteedi juurde, te saate selle võimalikult selgelt ka lahti kirjutada, et kuidas selle programmi eesmärkide ja tegevussuundadega sobib. Ja olulist kaalu pannakse ka projekti mõjule, kodanike kaasamisele ja projekti siis tegevuste levitamisele. Et kuidas ja kui palju ja et hindajateks on tavaliselt, nii palju kui meile on räägitud, siis 2 erinevat hindajat, kes annavad oma siis skoori vastavatele kriteeriumitele. Kui need on võimalikult sarnased, siis arvestatakse sealt see keskmine, mis saabki projekti siis nii-öelda hinde, skoori.
aga kui on nad mingil põhjusel erinevad, et siis vaatab üle ka kolmas inimene ja siis otsustatakse, kas ja kui palju projekt punkte saab, et kuhu ta siis selles järjestuses paigutub. Aga jah, juhendis on põhjalikumalt lahti kirjutatud see, milline on hea projekt, et kindlasti soovitan seda lugeda, et sealt mõtteid juurde. Ja paar asja siit välja tuua on see, et kindlasti on hea valida, kõike nüüd ei saa, ei peagi, aga pigem, et kas te näiteks kaasate või te saategi kaasata eriliiki organisatsioone või need tegevused, mis te teete, pigem eriliigilised, mitmekesised ja, või siis kodanikud, keda te kaasate, on erinevatest sihtrühmadest. Uued töömeetodid, uuenduslikud tegevussuunad on ka positiivse kaaluga. Ja plusspunkte, aga et see ei ole eeldus, aga et pigem positiivne, et kui just Euroopa ajaloolise mälu ja kodanikuühiskonna projektide puhul kaasate Euroopa solidaarsuskorpusest kodanikke, vabatahtlikke, aga see ei ole kohustuslik. Ja, et oluline on kindlasti viia kurssi ennast programmi juhendiga, et seal leiab üldjuhul peaaegu kõigele vastused. Vaadake üle korduma kippuvad küsimused ja kui nüüd e-vormiga tekib raskusi, siis siin on võimalik alla laadida ka dokument, kus siis on üsna põhjalikult lahti kirjeldatud, kuidas vormi täita, et mis ja kuidas. Et see on Euroopa Komisjoni ametlik Kodanike Euroopa veebilehe väike ekraani tõmmis lihtsalt. Ja seal on tegelikult ka kogu info olemas, kõik need juhised, kontaktid, selgitused on seal ka olemas. Suurem osa infot on eesti keeles, oleme eesti keelde siis ka tõlkinud või siis juhistest vastavalt võtnud www.kodanikeroopa.ee. Seda ma olen näidanud. Aruandlusest hästi lühikeselt, aruanne samuti siis digitaalsel kujul tuleb esitada 2 kuu jooksul pärast projekti lõppu koos lisadega ja kirjeldada oma projekti just nende tulemusi võrrelda algsete eesmärkidega, et kas ja kui palju need kattusid, kui oli muutusi, siis mis põhjusel ja mis on nende muutuste siis tulemus, et teinekord muutuste tulemus võib ju väga positiivne olla. Juhul, kui osalejate arv on nüüd väiksem, siis või ta langeb just sellesse eelmisse kriteeriumisse, näiteks olite just piiri peal, et 101 või oli juba uus, siis suurem summa, 99 näiteks oli teil, ehk siis väiksem summa, et siis võib tekkida vajadus osa summast tagasi kanda. Aga seda te ise täpselt kirjutategi ise siis aruandes, et kui palju teil osalejaid oli ja kas rohkem või vähem ja sellega kinnitategi, et kas teile makstakse juurde, tuleb midagi tagasi kanda või see summa jääb natuke väiksemaks. Ja projekti auditeerimine võib toimuda nii projekti ajal või kuni siis 5 aastat peale lõppmakse tegemist teile. Väiksemate projektide puhul, mis on vähem kui 60 000 eurot, on see aeg kuni 3 aastat. Ja aruanne samamoodi ainult taotleja poolt täidetav, et partnerid ei pea seda täitma. Nii. Ja mul on nüüd 2 slaidid jäänud, nii et olge veel minuga need mõned minutid partnerotsingutest, et kui teil on omad partnerid olemas, aga võib-olla otsite juurde või ei olegi partnerid, aga tahaksite leida, kas siis oma projekti, et teil on juba projekt olemas, olete taotleja, või siis tahate olla ise partnerid kuskil projektis, näiteks et kohe ei hakka projekti ise tegema, esitama, aga võib-olla on soov võib-olla natuke turvalisemalt mõttes siis vaadata, kuidas need projektid võiksid käia, siis partnerina osaleda, et selleks koordinaatoritega teistest riikidest teeme koostööd. Kodulehelt on võimalik ka Eestis siis meil siis, nagu siin ees näha on, täita partnerotsingu vorm, saata see mulle ja mina saadan selle teiste riikide koordinaatoritele. Ja nemad omakorda jagavad siis kas siis otse ühingutele või siis panevad veebilehele või teevad mõlemat. Ja sama teen mina omalt poolt.
et pilt on natukene vanem, siin mõni on aastanumbriga 2017, see on eelmist aastast, aga tegelikult on praeguseks kodulehel ülal ligi 20 erinevat partnerotsingut siis mitmetest riikidest, eelkõige oli vist Bulgaaria, Lätist oli, Soomest on ka üks tänase seisuga, Hispaaniast, et saate ise vaatama minna. Aga tutvuge kindlasti organisatsiooniga, otsige lisainfot internetist nende kohta, et oleksite kindlad, et kas te soovite nendega nii-öelda partnerlussuhet alustada, et uurige enne maad, et on erinevaid asju ette tulnud, et mõni partner või taotleja ei ole võib-olla kõige läbipaistvam, mõni ei ole võib-olla kõige ma ei tea, parem kommunikatsioonis, et kõike alati muidugi ei saa enne teada, aga tehke kindlasti eeltööd, et see on kindel. Aasta jooksul on plaanis erinevatel sündmustel osaleda ja ka ise korraldada. Mida ma siit välja tooksin just partnerluse soodustamise mõttes, et praegu on vähem plaanis sel aastal teha 3 sellist kontaktide loomise sündmust. Üks on siis Baltics Networking Branch Lätis, mis toimuks Läti arvamusfestivali siis ajal natuke enne, nii et on võimalik tulla kohale, kontakte luua ja kuulata ka siis Lätis toimuva arvamusfestivali, vaadata seal ringi. Sama idee, mis tegelikult see Baltic Networking Branch saigi alguse tegelikult eelmisel aastal, kui me tegime esimest korda seda Eesti, Läti, Leeduga Paides siis sellise võrgustus kohtumise näol. Et täpsem info tuleb kodulehele, mis ja kuidas ja miks ja kõik muu, aga see on selline hea võimalus, kui te soovite partnerid just Eestist, Lätist, Leedust. Võib-olla toimub seal natukene muutusi, lisandub veel keegi, seda ma veel öelda ei tea, aga mõte on sinnapoole. Ja jällegi üks võimalus kontakte luua, partnereid leida, võib-olla oma ideedele värskust luua või oma ideid jagada, on kandideerida, võtta osa Läänemere maade kontaktseminaris, mis see aasta toimub Varssavis, Poolas ja osalevad riigid on Eesti, Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Taani ja Poola. Et kõikidest nendest riikidest tuleb kokku kuskil 30-40 siis huvilist, kes tahavad otsida partnereid nendest riikidest ja kodanike Euroopa programmi raames projekti esitada. Et see on hea võimalus ja tagasiside on olnud üldjuhul positiivne ja on tõesti leitud omale partnereid ja ka projektides osaletud niimoodi. Ja selle aasta oktoobris tahaks teha ka sellise rahvusvahelise koostöökonverentsi, midagi sarnast, mis sai eelmisel aastal korraldatud, aga see on siis pigem nagu Eesti siis sisene just nendele ühingutele, asutustele, kes teevad rahvusvahelist koostööd ja kes tahavad teha natukene omavahel võrgustuda ja anda mingisugust lisaväärtust võib-olla koolituse, simulatsiooni mõne sellise tegevuse vormis. Tahtsin seda ka mainida, muidugi hästi oluline. KÜSK-i poolt toetame vabaühendusi, kes teevad rahvusvahelist koostööd 3 viisil. Reisitoetuste konkurss, saate kutsuda eksperte Eestisse, samas ka ise käia koolitusel, katusorganisatsiooni sündmustel. Toetame välisprojektide omafinantseeringu osalist katmist. Juhul, kui te saate kodanike Euroopast toetust, siis teil on võimalik omafinantseeringu osa. Tähendab, seda on küsitud. Et seal on meil kokku lepitud, see on eraldi vorm, et kui on ka kindla summaline makse, nagu kodanike Euroopa puhul on, et siis on ikkagi võimalik seda omafinantseeringu nagu taotleda. Ja 3. siis on EV100 rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuste konkurss. Et olete katusorganisatsiooni liige ja siis kogu see organisatsioon on otsustanud, et näiteks sel aastal teha suursündmus Eestis, et siis on võimalik toetust taotleda. Ja kõik need konkursid on aastaringselt avatud. Seni kaua, kuni siis aastaks ette nähtud vahendid otsa saavad. Aga kindlaid tähtaegu pole. Tulge KÜSK-i kodulehele uudistama.